Tere tulemast kuulama Puhkeka juttude 23. episoodi. Sõbrapäev on küll möödas, kuid minu parimad sõbrad Jakob ja Mattias on siin, et minuga podcasti teha. Tere! Tere! Tänane podcast on siuke vaheepisood. Me oleme lõpetanud juba tehniliselt 3. perioodi ning sellega lõpevad ka meie tierlistid. Kindlasti mõtleme välja midagi järgmiseks episoodiks, kuid praegu siia vahepeal ikkagi teile mõnusat kuulamist. Kuid põhiline jääb samaks. Meil on anda juba 3 bobateed välja, oleme need ka oma Instagramis välja kuulutanud, palju õnne neile. Ja muidugi vaadake meid, nagu öeldud, Instagramis @puhkekajutud, YouTube'is subscribe'ige meile ning muidugi Spotify ja Apple Podcasts ootavad teid kuulama. Juhuu! Pange head reitingud Spotify's, palun, aitäh! Jah, me tahame saada Eesti parimaks podcastiks. Ja palun. Meil on ressurssi ja motivatsioon, meil on kõik vajalik olemas. Jah, ei parimad sõbrad, meil on sõbrad. Sõprus võib tippu. Tegelikult see, meil siin vaheepisoodid on küll natuke tühjad, peame ise ka tõdema, aga olümpia, mis lõpeb, teie äkki teate, mida see lõpeb? Ei tea. Ei. Liiga kaua kestab, igastahes me saime medali. Jee! Juhuu! Kes see oskab siis arvata, kellelt me saime medali? Mina arvan, me saime pronksmedali tänu Kelly Sildarule. Väga hea arvamus. Mis alal see oli, ma ei ole isegi teadlik. Pargisõit. See on nagu kindlasti nii või? Jah, pargisõidus sai. Sest et Big-Airis ta suusk tuli ära ja slope'is või rennisõidus ka suusk tuli ära. Ei, rennisõidus ei tulnud suusk, ta lihtsalt võeti punkte maha mingi haarde eest vist. Aga selles mõttes, et head tulemused, päris head, nagu rennisõidus 4, pargisõidus 3, pole paha. Jah, selles mõttes, et medal on vähemalt olemas nüüd. Jah, kurb on lihtsalt, et tal ka nagu varustus edas alt natukene. Et nagu suusk tuli nii Big-Airis kui ka pargisõidus vist oli tal kõige, mis seal oli viimasel runnil. Ja see oli ka tal nagu kõige parem sõit ja seal tuli ära lihtsalt. Aga mis teha? 3. koht. Hea saavutus. Jah, hea seegi. Kui sa tahad meiega podcasti tulla, Kelly Sildaru, hea meelega, intervjueerime sind. Jah. Kas keegi teist juhtus nägema ka seda, mina ei ole eriline fänn sellel alal, aga nagu kas see vääris medalit? Ei, muidugi vääris selles mõttes, aga kas see oleks väärinud ka paremat medalit? Ei ole vaadanud seda. Kui aus olla, kuna need olid kell 3 öösel, siis ma ei vaadanud ja järgi ma ei viitsinud ka vaadata. Õiged Eesti fännid. Jaa. Täitsa, jah. Mul paps vist vaatas, ma ei tea. Kell 3 öösel? Jah. Ei, su paps on mingi talumees, ma ei suuda nii. Kas ta nagu, tõusis eraldi üles või ta läin magama? Aga võt seda ma ei tea, mina magasin juba sellel ajal. Ei, nagu mul oli ka plaanis vaadata, aga see lükati edasi ju, päev. Ehk siis see pidi nagu laupäeval olema, aga mingite asjaolude tõttu lükati see pühapäevale. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei hakka pühapäeva öösel kell 3 vaatama, kuidas Kelly Sildaru sõidab. See ei tundu väga hea idee olevat. Aga ma ei tea, miks ta üleval oli. Ma ei tea, kas ta oli üleval, kas ta magas vahepeal. Pole õrna niimoodi. Ta vist vaatas. Väidetavalt vaatas. Lihtsalt legend. Ta on suur spordifänn ka, nii et arusaadav. Jah. Hea jutt. Olümpiale lisades ma loen siin neid põhiuudiseid, iluuisutamine ei keri, vabandust, ma mõtlen, kuidas sa hindad seal asju isegi, kas see on nagu see, et sul on mängus mingi power-up'id ja sa tead, et mitu punkti sa selle eest saad, et mingi 30-kordne piruett lihtsalt tee seda mitu korda, sa võidad või see iluosa peab seal mingi lahtine on või mis see mõte seal on? Sellega ongi nagu hästi palju tegelikult vaieldud, et see on suhteliselt subjektiivne, et oleneb nagu enam-vähem kohtunikest ja mida nemad hindavad.
nagu, et mis on hea või mis on halb, aga üldjuhul on nagu on mingid trikid, mida kõik teavad, et näevad lahedad välja, aga tegelikult ei ole üldsegi rasked, et teha, ja siis on need trikid, mis ei näe üldse rasked välja, aga need on nagu väga rasked. Ehk siis nagu selle järgi peavad otsustama. Sest näiteks noh, ma ei oska nagu nimesid öelda, aga näiteks sa saad big-air'ist tõmmata niisama back'i või siis sa teed mingi siukest, kus sa teed nagu 3-6, aga sul on natukene kraade sees niimoodi, et see tellik, mille ümber sa pöörad, ei ole nagu otse ülesse, vaid on kuidagi nagu siukse väikse nurga all. Et selle neid nagu kraade juurde saada on hästi raske, et mõni hindaks seda isegi rohkemate punktidega. Aga kuna kõik teavad, et backflip, see on see kuulus kõige lahedam nii-öelda. Et siis kõik stiilipunkte saab backflip, aga stiilipunktid ei loe niivõrd palju kui see, et keegi tõmbab mingi nagu kraade oma 3-6-le. Ja nii edasi. Ehk siis see on suhteliselt subjektiivne, aga mingisugune loogika on sellel ikka olemas. Pluss veel maandumine. Et kui sa nagu maandud väga halvasti, siis selle eest võetakse punkte maha ja kui maandumine on ülihea, siis no makspunktidest väga puudu ei peaks jääma, kui nagu trikka hea oli. Imo, sa saad tuua ka siia ju nagu pargisõidu näiteks suusatamises või lauaga sõitmises. Seal on ka ju mis trikid on parimad, aga seal ongi nagu need, et kuidas sa maandud, kuidas sul see trikk välja tuli, mis haarde sa tegid, et nagu kui puhas sul see trikk oli ja see ongi iluisutamises. Et nagu kui puhtalt sa selle asja ära said tehtud, et ei ole nagu, et sa teed mingi ma ei tea, teed mingi suure kraadiga trikke, muidugi sa saad selle kraadi eest punkte, aga kui sul on ikkagi kukub pikali, see ei loe, kui sa maandud halvasti, maandumises sa punkte ei saa, ja suusatamises või mäesuusatamises, pargisõidus on täpselt sama asi. Ju. Vist. Jah. Mõtlen seda, et nad peavad seal pargisõidus asjades kandma ju kiivreid ja mingi, neil on seal oluliselt külmem ka kui sees nagu uisutades, aga kas need kiirused on siis niivõrd palju suuremad või just see, et nende hüpped on ohtlikumad? Sest tehniliselt ma arvan, et peaga piki jääd on veits valusam kukkuda. Ma arvan, et mõlemat nagu kiirused, mõtlen, et sa ei hüppa iluisutamises, ütleme mingi 50 meetri kõrgusena, sa ei tee seda. Aga sa teed mingi, ma ei tea, backflipi fronti pargisõidus, siis nagu et sa kukud oma pea peale on natukene suurem iive. Ja kui sa kukud, siis see võib ikkagi nagu palju eluohtlikum olla kui see, et sa failid mingi pirueti iluisutamises. No ma nagu enda kogemust mul nii palju ei ole, aga mul endine klassivend, ta väga tegeleb selle laua sõitmisega. Ja siis tal oli ka niimoodi, et ta sõitis kuutsekal, tegi mingi hüppe, tegi mingi trikki, mida ta polnud nagu liiga mitu korda ei olnud teinud. Ja siis ta maandus kuidagi halvasti, kukkus, lõi pea ära, käsi oli ka katki, nagu tal oli terve talv oli pärast seda, käsi kipsis mingi kevadeni, poole kevadeni välja isegi. Ja kuna tal kiivrit peas ei olnud, siis ta nagu lõi oma pea vastu maad ära ja tal on nagu nüüd mäluauk sellest kohast. Ta ei mäleta nagu absoluutselt, mis juhtus või kuidas ta nagu abi sai või midagi. Ja tal oli käsi, ma ei tea, kas see oli liigesest, see oli liigesest väljas ja see ei olnud nagu täiesti luumurd, aga siiski ta jooksis niimoodi, et tal käsi nagu rippus põhimõtteliselt. Jooksis sinna, ta oli Kuutsemel, siis ta jooksis kuhugi mingi majja sisse ja hüüdis abi endale. Et nagu kiivrid on, see võib tunduda, et kukun lume peale, ei ole hullu midagi, aga tegelikult mingi väga kõrgelt kukkuda, see paneb ikka siukse matsus vastu pead, et väga mingi naljatamist ei ole. Pluss parkides on nagu reilid ka, vaata. Jah. Ega see lumi pehme tegelikult ei ole nagu. See on nagu kokku lükatud lumi ja see ei ole nagu ma kukun lumehange, kõik on fine, vaid see on ikkagi nagu kõva lumi, mis on kokku pakitud. Ja kui sa ikkagi nagu lendad, kui sul läheb hüppe pekki ja sa nagu kukud, siis ma arvan, et see kiiver ikka päästab ikka korralikult nagu.
no spordiala, kus nad veel kiivreid kannavad ja põhjusega on meil teatavasti siis ka jäähoki, on meil mõni fänn siin, ma kahtlen vist. Eriline fänn ei ole, aga ma tean, et 1/10, no muidugi olümpial ta ei käinud, aga üks on meil Eesti koondises, U18 koondises. jah, shout out Robin Seppmaa. jah, ta on Tartu noortevolikogus ka, milline vend. Big up. Ei, okei, aga olümpia juurde tagasi tulles, pärast räägime noortevolikogust. Jaa, midagi tean, jällegi isa vaatab. Just enne, või noh, hommikupoole oli Rootsi ja Slovakkia mäng, 3. koha mäng. Väidetavalt, või noh, Slovakkia võitis 2-0 vist, ärge täpselt uske mind, aga minu arust võitis Slovakkia 2-0. Ja nüüd on finaal on homme Soome ja Venemaa vahel. Ja Kanada sai Slovakkialt kotti. Ja kes on veel kõvad tegid, USA vist Soomelt, aga no see on ikka, see ei ole tore spordiala, mida vaadata nagu. See on ikka nagu jõhker, kui need vennad sõidavad lihtsalt vastu seina nagu. Ma ei tea, minu arust on ta just süke huvitav vaadata, kuidas mingid täiskasvanud mehed ajavad mingi liitrit taga ja siis panevad rõvedalt üksteisele otsa. Ja siis läheb kaklemiseks ka veel. See on nagu lihtsalt nagu ma kujutan ette seda nagu, kui nagu valus sul pärast mängu on. Kui see lihtsalt nagu, noh, ma mängin kossu või no mängisin ja see ei ole nagu, sul ei juhtu väga selliseid asju, no kukud mida iganes on jaa, aga nagu need vennad nagu korralikult rammivad ennast vastu seina lihtsalt. Ja nagu mõtle nüüd, kui sul oli mingi käsi valesti, oh jumal. See on nii rõve asi, millele mõelda lihtsalt minu jaoks. Ma lihtsalt mõtlen sellele, et kas me võiks nagu nii teha, et igal spordiala juures on nagu lihtsalt üks hetk hakata viskama rusikaid. Nagu ma mängin malet, ma saan kotti ja siis ma lihtsalt otsustan, mees, tule teeme kirja 1-1. Kusjuures süke spordiala on olemas või noh, jah, võib öelda spordiala nagu poksimismale, et nad mängivad mingi 3 minutit on male ja siis on üks round poksimist ja siis mängitakse nii kaua, kuni malemäng saab läbi või keegi lihtsalt ei saa enam nagu jätkata nii-öelda. Väike huvitav fakt teile. Kuidas inimene lihtsalt otsustas, et ei, me peame vaimse ja füüsise ühindama ja siis mõtles, et noh, MMA ja kerge malediks nagu. Miks see veel olümpial ei ole? Siuke hea spordiala, mida kokku panna, vaata. Sul on poksimises on nagu nii pausid, on ju? Male, kui see vend on täiesti segi löödud või pekstud, tähendab, aga ta siiski seisab püsti ja see teine vend, kes ei ole nii segi löödud, mängib paremini kui too vend, siis noh, see võib mulle huvitav olla. Muidugi, ma ei saa ka tegelikult aru, miks sa just nagu poksimise ja male kokku paned. No see ongi nagu kaks äärmust paned kokku, vaata üheks. Jah, aga noh, ei no, igal inimesel erinev huvi nagu. Kas sa ei tahaks mängida selle peale, et sa oled lihtsalt poksimises reigelt hea ja siis males mingi reigelt venitad aega? Aga mis siis, kui sa oled nagu just males reigelt hea? No siis sa loodad, et see vastane tegutseb kiiresti või midagi. Ma loodan, et seal on see stopwatch või millega need aega ka ei mõõdaks. Muidu on päris pahasti. Jah. Ei noh, mis ma ütlen siia olümpia juurde veel, meil on täna laupäev rekordimiseks, homme on pühapäev, finaal Soome-Venemaa. Vaatame, kas homme ka lõpeb olümpia. Lõpeb homme, noh. Jaa. Siis lõpeb meil paukudega, kui Venemaa võib juhtuda, et kaotab. Vaevalt, et see juhtub. mingi kaklus võiks ikka tulla. Ma tahan näha, kuidas rusikad hakkavad lendama lihtsalt. Ma tahan näha, nagu sa vaataksid seda. Ei, ma täiega homme vaatan seda finaali. Meil on planeeritud juba grupi vaatamine. Jah. Puhkeka jutud grupi vaatamine. Tulge kohale. Jah. Jah. Käsimärk. Tulge. Kui kohal ei ole, oleme pettunud. Ja edasi minnes. Valentiinipäev.
Juhuu, mida teie tegite valentiinipäeva puhul? Kuidas teie tähistasite ja kellega? Alustame Mattisest. miks minust ? Alustame Mattisest. miks minust ? Alustame Okei. Mattisest. okei . nii , tere , mina olen Mattias . Valentiinipäev oli väga tore . Ma käisin koolis arvestusel , meil oli bioloogia ja ja ma peale seda läksin koju . ja siis ma Väga lahe, tegin Mattias. süüa , Väga lahe. ma tegin süüa Ei huvita ja siis enam ma- ole vait. Andres, ja kuidas siis ma mängisin mänge . Andres, kuidas möödus sinul sõbrapäev? väga õige , me ei tähista siin valentiinipäeva , me tähistame sõbrapäeva . Sõbrapäev , kuidas ma siis ütlen , bioloogia arvestus , see on ainuke point , mille Mattias jõudis välja tuua . see on väga õige , pärast seda ma läksin Kossu oma parimate sõpradega mängima . siis Juhu. läksin koju , mängisin autojalgpalli väga hästi , mitte koos oma sõpradega , et ma saaks ennast välja elada . ja seejärel ma külastasin treeningut ja trennisin väga hästi oma treeningkaaslastega . palun andke andeks . Jakob , mis sina tegid sõbrapäeval ? Mina samuti käisin bioloogia arvestusel , mis minul läks vägagi hästi ja ma olen selle üle äärmiselt õnnelik . Ning seejärel mina läksin mängima korvpalli koos Mattiase ja Andresega ning noh , ma jäin natukene kauemaks ka . aga siis pärast seda mina läksin koju ja siis ma hakkasin monteerima meie viimast podcasti episoodi , mis oli nii tore ja ma olin nii õnnelik . ehk siis võime öelda , et Jakobil oli kõige huvitavam sõbrapäev . Ma tahan surra . ainult ta sõbrapäeva teeb . nalja . ta teeb sõbra nalja . ta teeb nalja . Jakobil on tegelikult elutahe väga suur , see oli lihtsalt väike naljakas kommentaar Jah. . ärge muretsege meie vaimse tervise pärast , kui teil on suitsiidilisi mõtteid , palun otsige abi . ei , Mattias , see ei olnud naljakas . sellised mõtted ei ole naljateema . mis siis , kui ma päriselt tahan surra ? okei , see ei olnud naljateema , palun vabandust , et ma seda ütlesin , aga kui teil on suitsiidsed mõtted , siis palun otsige abi . ma ei oska neid telefoninumbreid peast öelda , aga guugeldage . pöörduge kas või koolipsühholoogi juurde . kui Jaa. te olete nagu meie ja sõbrapäeva veetsite ilma sõpradeta Üksinda. enamusjaost , siis palun pöörduge koolipsühholoogi juurde . aitäh . või otsige sõpru . sõpradelt te vist abi ei saa paluda , sest tundub , et teil neid ei ole . Jakob . jah . Jah. soovitan sõpru otsida . kui teil ei ole sõpru , see ei ole teile suunatud , see on lihtsalt väike , oota , ma ei saa naljakas ka nüüd öelda . soovituslik osa . kuulake meie podcasti . edasi minnes , mina sain teada Tartu linna Facebooki kodulehelt ehk nagu , et 20 abielu väidetavalt siis tehti 14. veebruaril . kas , palju õnne nagu kõigile . abielu ettepanekut või nagu 20 pulmad , abielu sai ametlikuks , ma ei tea , mis see vist tähendab ehk pulmad . siis pulm . väga palju õnne huvitav. kõikidele noorpaaridele ja vanapaaridele . ja vanadele ka muidugi , jah . väga õnnelikud teie üle . asi , mis mul tegemata jäi , oli minna Werneri kohvikusse sel päeval ja lihtsalt noorpaaride taga mingi mantšida . see on hea asi , millest ma oleks tahtnud tegelikult isegi osa võtta , ma arvan . et ma olen nagu see vend , kes mingi kooki kätega sööb , vaata . ja siis ma oleks mingi Werneris sõbrapäeval , kõik naudivad oma romantilist kohviku külastust .
ja siis mingi jorsid söövad kätega kooki seal, mingi tõmbavad nagu lasevad näppudega suhu, vaata, mingi toitu endale. Miks ma kujutan ette, et nagu söödame üksteist niimoodi, et näe palun näpu pealt. Tahad minu oma maitsta või? Niimoodi näpuga. Oi jumal. Sa üritad seal oma abielu ettepanekut nagu ette valmistada. Keegi teeb ilusa pildi, näeb 3 jorssi lihtsalt näpud suus niimoodi. Nagu ringis, vaata, kõik annavad järgmisele endale. Oi jumal. Või mõtle, et sul ongi nagu mingi abielu olukord, vaata, või keegi on nagu ma teen abielu ettepaneku, siis teeb asja ära, eks ju. Mingi vend tuleb koogiste kätega kallistama sind, mingi määrib su selja kõik koogiseks lihtsalt. Ei, kujuta ette, neil on professionaalne fotograaf ja siis lihtsalt 3 venda sealt ringis söödavad näppude peal, ei nagu käega niimoodi korralikult topivad näkku üksteisele kooki ja see on sinu, ja siis nad jagavad seda pilti laiali ka sõpradele nagu. Lihtsalt mingi vend snapib seda ja siis abielu ettepanek, see on igav, vaadake neid 3 tonti siin kaldub ära lihtsalt. Ehk siis, kui te ei ole aru saanud juba, meil ei ole kaaslaseid, ehk siis meie kiusame teisi. Senikaua me kiusame teisi Werneri kohvikus nagu. Facts. Kui leiad mind Werneri kohvikust koos neiuga, ära tee pilti nagu. Ära tee pilt. Ilmselt teda söödan ka käega. Me jätame head reputatsiooni ennast. Igastahes minu telefoni number on. Mine follow minu Instagrami. Kattis seda välja nüüd mingil põhjusel, aga imelik. Meie plugid võeti välja. Aitäh, Jakob. Ei, plugid ei võetud välja, ma lihtsalt asendasin selle enda Instaga. Kriminaalne. Liiga lihtne. Ega see kõredi breed ise ennast ei chase, eks ole. Ja naisega mitte. Edasi minnes. 2. märtsil. Kus valentinipäev tuli? Miks sa küsid seda? Sellel on mingi loogiline Wikipedia leht, kus saab kõike lugeda. Ma arvan, et üks kuningas tahtis oma 5 naisele mõelda välja ühe. Tähendab, tema naine nägi, kuidas ta 5 naisega magas ja siis ta mõtles, et ma teen talle ühe spetsiaalse päeva, et tema ei oleks pahane mu peale. Ja selle naise nimi oli just Valentina ja siis tuli Valentiinipäev. See on minu arvamus. Kas see on nagu arvamus või sa tead seda? Ei, see on arvamus. See on arvamus. Okay, sest ma mäletan mingi natuke teistsugust lugu, aga ma ei mäleta ka nüüd eriti hästi seega. Kas see on piiblipüha? Ma ei mäleta. No mulle katolikus õpetati seda, ma arvan, usuõpetuse tunnis seega täitsa võis olla. Aga samas ma ei mäleta absoluutselt seega. Mis see sõbrapäev ikka, kõik pühad, ükskõik kas see on piiblipüha või mitte, on tänapäeval on loodud selleks, et suurkorporatsioonid saaksid müüa enda tooteid rohkem. Seega. Vot sellega mul annab nõustada. Kas te tahate ka nüüd natukene reaalsemat seletust või? No aga tulista. Okei, nii et... Kui sa sõnalt maha ei loe, siis anna minna. Okei, ma siis muudan natukene sõnastust. Usuti Prantsusmaal ja Inglismaal, et 14. veebruar on see päev, kui algab lindudel mating season ja väidetavalt see oli nende arust väga romantiline ja edasi ma ei lugenud, sellepärast et mul ei tohtinud sõna-sõnalt või ei lubatud sõna-sõnalt maha lugeda. Aga siis sealt tuli idee, et valentiinipäev on romantiline päev. Või no siis 14. veebruar on romantiline päev. Aitäh. Linnud on romantilised. Jah, ehk siis kahjuks minu kuninga jutt ei vastanud tõele. Tõesti kahju. Jah, väga. Üks huvitav asi, mida ma tahan tegelikult mainida. 2. märts vist on jõutõstmise
asi on ju . Mhm. jah , ja siis on ka avatud uste päev ülikoolis ehk kõik kümnendikud ja 11-kümnendikud ja 12-kümnendikud , minge vaadake , uurige ja saab ka vist , kas neid katseid näeb ka või räägitakse nendest lähedamalt vist , kui küsid , siis ikka vast . et soovitan , et uurige selle kohta , ma arvan , et see võib täitsa kasulik olla ja ka minge jõu tõstmisele . mis ülikoolis on avatud ustepäev ? Tartu Ülikoolis , okei , selge . jah , aga see vist on veebis , vaadake Tartu Ülikooli kodulehte või Facebooki lehte , äkki Instagramis on ka , ma ei tea , ma nägin Facebookis seda , väga lahe . ma tean , sellepärast ma seda ütlesingi . veel asi , mis on Tartus , on Tartu noortevolikogu . kommenteerime seda , sest meil ei ole paremat teha , aga Emma on seal , kõigepealt plaksutame Emmale , jee . me teame niivõrd vähe , nii et me saame ainult kritiseerida , eks ole , nagu ikka . ja . kas keegi teab , millega see tegeleb või ? no see on nagu volikogu . nagu nii , põhieesmärk on mingi noori ühendada Tartu linnavolikogu või midagi . aga nagu mitte see , et sa läheksid Tartu noortevolikogust Tartu linnavolikokku , vaid rohkem see , et teeme Tartu noorte elu paremaks . no mulle tundub , et see on kuigi isegi vist Otas rääkis meile intervjuus , et nagu noortevolikogust läheb ka edasi või no on ka võimalik edasi minna või mitte minna , vaid need nagu nii-öelda muutusi nõuda või mingi seaduseid muudeti , vaata sellepärast , et noortevolikogus tekkis see idee , et peaks muutma , et siis see palve nii-öelda läks edasi päris volikokku ja siis valitsuses tehti vastavad muutused . aga nagu mulle tundub , et sellised olukorrad on nii erandlikud just selle noortevolikogu puhul , et selle peamine ülesanne ei ole mitte kuulata , mida noortel on öelda , vaid pigem just anda noortele võimalus no põhimõtteliselt nagu pere mängida , vaata , no mingi lasteaias ainult , et lihtsalt sa mängid , et sa oled päris volikogus ja siis vaatad , kuidas asjad käivad või no need , kes tahavad kunagi poliitikuteks hakata , siis nad saaksid nagu asjadest aru , et kuidas kõik toimib ja kaua nagu mingite protsessidega minna võiks tavaliselt ja nii edasi . et siis no mul on vähemalt siuke mulje jäänud , aga ei , kõik on võimalik , isegi noortevolikogu võib ju seadust muuta . see on mingil määral huvitav , sest nad täidavad actually mingeid protokolle , mis on saadavad ka kodulehelt . seal on nagu kellaajaliselt välja toodud mingi vahel , kes on lahkunud . ma Riigikogu kohta ega volikogu nagu linnavolikogu kohta ei tea seda või noh , ma ei ole neid protokolle uurinud muidugi , aga nagu see on actually mingil määral asjalik minu arust . seal on nagu normid pannakse kõik kirja , mida ka peaks vist tegema . no ma arvan , et või no see tundub hea ideena selles mõttes , et ma arvan , et see , et nagu lasta just noortel rääkida ja natukene nende poolt kuulata on mõistlik , sellepärast et kes meil praegu tegelikult valitsuses ja linnavolikogus on sellised vanad inimesed , on ju . et anda nagu võimalus ka kooli noortel rääkida ja nagu enda nagu kogemustest on minu arust väga hea mõte ja ma arvan , et sealt ikkagi mõned seadusemuudatused võivad tulla , kui on piisavalt asjalikud argumendid . et see on nagu hea mõte , pluss kui sa tahadki tulevikus edasi minna poliitikasse , siis see on ju hea kogemus , et kuidas nagu mitte täpselt asjad käivad , aga kuidas umbes ja siis sa nagu tead , mida oodata ka hiljem ja teada üldse , kas sa tahad minna edasi sellisele positsioonile . no sa pead nagu mõtlema ka selle peale , et oletame , et sa oledki poliitik , sa oled nagu suhteliselt vana , eks ju , vanusega eeldatavasti tuleb ka tarkus , kui sa nagu pidevalt üritad koguda ka seda ja selle tõttu üldjuhul ongi nagu vanemad inimesed tavaliselt ju valitsuses , loomulikult ma ei ütle , et noored inimesed on ainult lollid ,
või et noor ei saa tark olla, aga lihtsalt kõige enam leiad sa tarku inimesi nagu vanemate või eakamate inimeste seast. Ja siis sa peadki mõtlema, et sul on mingisugune mingi inimene, kes vähemalt oma arust arvab, et ta on saavutanud suhteliselt palju või et ta on nagu teeninud välja kõik selle, mis ta selle positsiooni, kus ta on. Ja siis tuleb mingisugune noor, kes ütleb täpselt vastupidist asja, mida tema arvab, aga nagu sellel noorel ei ole mingit kvalifikatsiooni, et sellist asju öelda, ta lihtsalt võttis ette ja läks noorte volikokku ja ütles oma sõpradele, et hääletage minu poolt, vaata. Et nagu, mulle vähemalt jääb mulje, et üldjuhul ei ole sellised noored inimesed ei ole nagu tõsiselt võetavad. Et lihtsalt kõik vaatavad nende poole, kui et see on mingi mõttetu, nagu tema arvamuseks ma seda nii või naa ei kuula, et vaatab, et okei, ta karakter võib normaalne olla, et temast tulevikus võib asja saada, sest ma tavaliselt kuulen, vaata, et öeldakse, et temast saab tulevikus suur mees, aga mitte midagi öelda selle kohta, et mida tal nagu öelda on, vaata. Kunagi ei kommenteerita seda, et tal on nagu, et ta räägib praegu kohe tarka juttu, vaid öeldakse, et temast tulevikus võib saada keegi, kes räägib nagu tarka juttu. Et siis mulle tundubki, et nagu see noorte volikogu ei ole tõsiselt võetav ja siis ongi see, et lihtsalt lähevad sinna ja raiskavad aega. Aga samas mul on nii vähe kogemust ja teadmisi selle kohta, et mida ma ei saa nagu täiesti 100% öelda mitte midagi. Jah, selles mõttes, et ega nad ei hakka mingi vanamehe kohta ära võtma seal. Seal on 2 eri volikogu. On ju, esiteks. Mina natuke mulje jäi sinu jutust, et sa mõtlesid, et noorte volikogus võetakse nagu vanadelt inimestelt kohe ära, mis on minu arust vale. Ma ei tea ka täpselt, ma jällegi ei ole uurinud, ei tea, kuidas täpselt töötab. Aga nagu, fair point. Aga ka nende niinemetatult lollide seas või mitte nii tarkade, nii elukogenud noorte seas on ka mõned head ideed, ma arvan. Ja kui need head ideed üles tuuakse, siis need võivad olla kasulikud nii vanadele inimestele kui ka, ütleme siis, meieealistele, kui need seadusemuudatused tulevad. Muidugi, kui keegi nüüd ütleb seal, et et viime mingi juhilubade seda piirangut alla, et saavad 16-aastased teha ja alkoholi müümisluba viime mingi 16-aastase peale, siis muidugi ei võeta tõsiselt. Aga kui sealt tulevadki nagu head ideed, kuidas näiteks koolielu parandada või kuidas teha Tartu linna noortele inimestele turvalisemaks või midagi, siis ma ei näe põhjust, miks mitte nagu uurida selle kohta rohkem. Ja muidugi see, et kuidas sinna valiti, on natukene küsitletav, aga samas, kuidas sa muud moodi teed seda? See selles suhtes, et jah, seal võivad head ideed välja tulla, nagu ma ei välistaks seda, aga siis ongi see, et sa pead nii nagu selle massi seest, vaata, sul on niisugune suur kogus mingisuguseid arvamusi või ideid, mis tuleb sellisest kohast välja, millest 95% on täielik mingi mõttetu jama, ma võin öelda, või mingi siuke asi, mis on nagu, oletame jälle see mingi, et madaldame alkoholi ostmis- või tarbimis seda vanust, või et mis on legaalne, mis ei ole ja teeme, et ma saan 14-aastaselt, ma ei tea, mida muud teha või ja nii edasi, et siis nagu selle läbi filtreerimine tekib nii see saab nii tüütuks või nii tülikaks, et lihtsalt ei hakatagi läbi filtreerima, ei hakatagi võtma mitte midagi tõsiselt, mida sealt tuleb. Ükskõik, mis juttu keegi seal ajab, nad lihtsalt ütlevad ja, me pärast mõtleme ja siis lihtsalt nagu ei võta tõsiselt seda asja. Ja siis see jääbki lihtsalt nagu suhteliselt aja raiskamiseks. Või vähemalt see, et nad üritavad midagi muuta. Ma saan aru, et neil on siis kogemust nagu tulevikus, et nad teavad, kuidas asjad käivad, aga siiski see, et kuidagi öeldakse, et me ühendame nüüd kindlasti noored poliitikaga või volikoguga, et kuidagi peavad ju noored ka oma häält saama nagu nii-öelda, või hääle saama, et väljendada, mida nemad arvavad. Aga kui meid lihtsalt tõsiselt ei võeta, sest et me oleme noored ja me oleme lollid, siis mis kasu sellest on? Siis ei olegi ju mitte midagi. Esiteks mina ei julge kommenteerida seda, kui palju või mida seal räägitakse, kuna ma ei ole esiteks kohal käinud, ma ei ole seal ja teiseks ma ei ole nüüd protokolle lugenud
ehk siis ma seda ei julge kommenteerida, aga küsimus siis, et kas nagu meil on praegu siis õpilaskogu on Treffneris, on ju? Kas sa arvad, et see on mõttetu või? Sellepärast, et seal on ainult meie vanused noored ja kas siis seda peaks ka võtma nagu pool, nagu siis mõtlema, et see on lollide jutt, sellepärast, et nad on nii noored või meid peaks kuulama. Ja mis sa sellest arvad? Et see, nagu, et kas sellel on ka pointi, siis see on ka nagu kinda nagu volikogu. See ei ole küll, nii suurel skaalal, see on koolisisene, aga seal on meie vanused, kes üritavad siiski nagu teha head meie õpilastele ja teha nagu seda koolielu nauditavamaks. Et kas siis nagu seda ei peaks ka nii tõsiselt võtma. Et sealt on ju palju häid ideid, on näiteks just see mentorlusprogramm tuli, on ju. Okei, tegelikult ei ole väga palju tulnud, ma ei oska rohkem öelda, aga sealt on tulnud mõned head ideed. Aga nagu, mu point ongi see, et kas seda nagu ei peaks siis võtma tõsiselt, nagu ka siis sinu arvates noortevolikogu. Okei, üks asi on see, et ma ei ütle, et ei peaks võtma tõsiselt seda asja, ma lihtsalt ütlen, et inimesed ei võta tõsiselt seda asja, sest nad arvavad, et see ei ole väärt mitte midagi nii-öelda. Aga kust me teame, et inimesed ei võta tõsiselt seda? Sest et nagu mõtle korraks selle peale, kui sina oled mingi 50+, sul on, ma ei tea, ma ei tea, mis kraadi, sa oled doktor, sul on mingil alal nagu magister, sa oled professor isegi lausa, ja siis sul tuleb mingi gümnasist, kes maailmast ei tea ju sinu arvates vähemalt nii palju, sest sa võrdled enda gümnaasiumiaegu nagu selle inimesega. Sa paned nagu need kõrvuti mõtted, et kui mina olin gümnaasiumis, siis ma ei teadnud ju nii palju asju. Et siis sa vaatadki seda, mõtled, et okei, ta ütleb seda, aga ta ei tea eriti palju. Ja siis miks ma peaksin nagu kohe võtma tõsiselt seda, mis ta ütleb mulle. Et see on esimene asi. Teine asi on see, et meil koolis on õpilaskogu. See ei ole nagu kuidagi vanusega seotud. See on seotud sellega, või nagu põhimõtteliselt õpilased meie koolis on just nagu kodanikud Eestis. Ja õpilaskogu on nagu volikogu. Ja kuna meie, nagu, meil koolis ei saa teha sellist asja nagu noorte volikogu, ehk siis nagu kõik nooremad, see oleks põhimõtteliselt, et me võtame ainult kümnendikud. Aga see ei ole ka nagu täpselt sama, eks ju. Lihtsalt põhimõte on selles, et õpilaskogu on sama, mis tavaline volikogu, minu arvates vähemalt. Nagu see, siin on praegu vanusest nagu hoolimata, sest et sul on kõik inimesed nagu kõik on Treffnerist, vaata. Sest nagu volikogus on kõik nagu kogu üle kogu Eesti. Et sul ei ole mingisuguseid kitsendusi seal. Ja kui sa teeksid mingi kitsendusi selle põhjal, et okei, paneme nüüd ainult 16-aastased või midagi sellist, eks ju. See ei pea olema ilmtingimata vanus, aga mingisuguseid kitsendusi hakkad tegema. Ja nende kitsenduste põhjal saab kuidagi järeldada, et neil ei ole niivõrd palju kogemust või et nad ei tea sellel kindlal teemal nii palju, kui teab nagu keegi, kes on nagu tavalises õpilaskogus, siis hakkabki tekkima siuke nagu tõsiselt võetavuse probleem, et lihtsalt ei võeta tõsiselt seda asja, mida üritatakse teha. Mis nagu okei, üritada ju võib, ma ei keela seda, ma ei taha öelda, et nüüd mitte midagi ei tohi proovida. Proovima nagu peab, sest muidu ei ole eriti arengut, eks ju, riskima nagu peab. Aga lihtsalt siuksed asjad, et nad üritavadki müüa seda puhtalt sellega, et nüüd me ühendame noored valitsusega, et me võtamegi nüüd selle abil, me saame teha ka noortel elu niivõrd lihtsamaks. See tundub mulle nagu selleks lihtsalt mingisugune kas just nagu võlts, aga siuke nagu motto rohkem. Või et nad ütlevad seda, aga nad tegelikult ju täiesti iga kord ei tee sellist asja. Nagu väiksed ideed on tulnud, väiksed muudatused on tehtud sellega, aga nagu ma olen päris enesekindel, et on tehtud palju rohkem selliseid pakkumisi või selliseid meeleavaldusi mingite, ma ei tea, mis seaduste kohta. Aga neid lihtsalt ei ole kuulda, või need ei ole võetud kuulda peamiselt selle tõttu, et nad vaatavad, et jälle noortevolikogu räägib midagi, et me vaatame hiljem ise, et see ei ole prioriteet praegu. Kuigi kui volikogust tuleks siukene teade, siis nad vaataksid kohe, et okei, volikogust see on nüüd prioriteet, me vaatame kohe üle. Okei, vaata see 50-aastane professor doktorikraadiga
gümnaasiumis käis, oli täiesti erinev aeg ja sa ei saa lasta 50-aastasel mehel rääkida isegi 20-aastase eest. See on no way. Elu on nii palju muutunud võrreldes, mis tal oli 30 aastat tagasi. Sa ei saa võtta, võtame kasvõi, me ei saa lasta Kaja Kallasel rääkida praegu enda kasvõi kooli elu eest. Võtame siis, et Kaja Kallas ei saa rääkida noorte eest. Ta ei saa öelda, et noortel on see nii hea ja too nii hea, sest et ta tegelikult ei tea, mis toimub. Ja see 50-aastane professor, tema ka ei saa. Ehk siis selle jaoks ongi vaja ju seda noorte häält või siis arvamust ja ega sul volikogus ei ole ka kõik hea jutt. Ega sul ei ole, sa ei lähe, kui ma arvan, et kui sa lähed Tartu linna volikokku, kus on kõik täiskasvanud inimesed, ma arvan, et sealt tuleb sama palju, ütleme siis mõttetut juttu, mis tuleb noorte volikogust. Et sealt tulevadki need mõned head ideed. Ega tegelikult me ei tea, millele nad arutavad, me ei tea, mida seal räägitakse. Ma arvan, et see asi on ikkagi põhjusega, ma ei arva, et seal on nii, et nad rääkisid midagi, et vaatame 5 kuu pärast või vaatame hiljem. Et ma arvan, et seal on siiski, see on põhjusega ja kui nad teevadki nii, et nad vaatavad hiljem, siis miks sa üldse teed selle noorte volikogu? Et siis see täiesti mõttetu. Et pigem on see asjaga, pigem on see põhjusega, pigem nad siiski kuulavad, mida neil on öelda ja see on vajalik. Et ma arvan, et kui see ei oleks vajalik või kui sealt ei tuleks häid ideid ka, siis ma arvan, et seda ei oleks olemas. No aga siin võib ka öelda nii, et see ongi avaliku silma ees või silma all või mis iganes, kuidas seda öeldakse. Sa vaatadki seda et okei, nad nüüd võtavad mind lõpuks kuulda. Või see on hästi tihti tehakse või on tehtud, see oli vist seal Ameerikas oli ka, pidevalt räägiti, et me nüüd võtame rassismi ette, me hakkame nüüd tegutsema. Aga see oli ka ainult selles, et nad lihtsalt ütlesid, et me nüüd teeme seda, aga tegelikult nad ei aidanud eriti kaasa, millegagi. See on samal põhimõttel võivad nad näiteks teha noorte volikogu, et nad teevad selleks, et inimesed arvaksid, et nad võtavad kuulda. Tegelikult neid ei huvita. Tegelikult neil on lihtsalt see selleks, et nad saaksid hääletuste või inimeste poolt rohkem hääli või et neil oleks rohkem inimesi, kes nende poolt oleks, vaata. Et see ongi siis suht praegu on enam-vähem üles ehitatud kogu, vähemalt Eestis on kogu nii-öelda ühiskond üles ehitatud sellele, et mida kauem sa oled elanud, seda targem sa oled, järelikult, mitte igal juhul, eks ju, aga mida kauem sa oled elanud, seda kauem on olnud sul aega, et omandada mingisugust teadmist, mingi haridus või midagi sellist, mis väljendaks seda, et sa oled võimeline tegema otsuseid põhimõtteliselt võimeline tegema otsuseid, mingi suuremaid otsuseid riiklikul skaalal, eks ju. Siis see juhtubki nii, et on vanurid, kes elasid teises ajastus, kus olid teised üldtuntud või iseenesest mõistetavad moraalid. Ja ma olen ka nõus sellega, et miks mingi 50-aastane vend peaks minu eest rääkima, ma arvan täiesti teist asja. Aga siis ongi see, kus sa saad hääletada volikokku inimesi, kes on võimalikult lähedal sinu poliitilistele vaadetele. Ja siis, loomulikult ma olen suht kindel, et neid inimesi on maailmas väga vähe või Eestis siis, kui nüüd võtta väiksemaks, siis neid inimesi on vägagi vähe, kellel on mingi inimene, kelle poolt saab hääletada, kellel on täpselt samasugused poliitilised vaated, et kõik poliitilised vaated täpselt ühtivad. Aga igal inimesel ei saa sellist asja lubada, sest see võtaks nii palju ressurssi ja iga inimesele ei saagi absoluutselt kõik anda, mis nad tahavad, eks ju, et mõni peab kompromissiga ka leppima. Et põhimõtteliselt, mis mu mõte on see, et ma ei usu, et liiga paljud võtavad tõsiselt seda, sest et sellel on mingisugune stigma küljes, et need on noored ja nad on, võib-olla mitte lollid, aga nad ei tea elust piisavalt.
et neid nagu täiesti tõsiselt võtta. Mina sain sinu jutust aru, et see on valimiskampaania. Kes on noortevolikogu, kas see on mingi, ma nüüd ei tea, see on reaalne küsimus, kas see on nagu Reformierakonna või kellegi algatus? Et nagu... No see on see, et erakonnad saavad teha nagu, kas selle nimi on äkki Fragment, et nad teevadki nagu siukse noorte nagu osa enda sellest, mis on parteist. Ja siis sa saad nagu selle noore osa alt minna noorte volikokku. Sa ei pea kuulama sinna Fragmenti. Sa ei pea, aga see lihtsamaks hästi, no minu arust hästi paljud ei kuulu ühtegi parteisse. Hetkel küll. Nad ongi, jah, ehk siis see ei ole otseselt valimiskampaania. Oli esimene point. Teiseks, USA rassismi vastane propaganda või võitlus siis on me oleme seda sama asja kuulnud väga-väga kaua ja seal on ka hästi palju nagu vanad inimesed ja sellega ei minda läbi. See on Ameerikas, see on nende tavaline poliitika. Samas on minu arust hea tuua välja ka näiteks kliima soojenemine. Praegu just hiljuti, kuna on koroona olnud, tuudi välja, et kas me peaksime aeglustama maha seda üleminekut elektrienergiale ja vähem fossiilseid kütuseid kasutada. Hästi palju vaidlusi on selle üle olnud ja ma arvan, et kui meil ei oleks seda noorte häält, ka Greta Thunberg on minu arust hea näide, kes nagu on hästi suur ajaja või siis hääl selles kliima soojenemist. Tema on hästi noor ja tema keskendub nendele asjadele, mis on vajalikud, et meie vanused saaksid tulevikus normaalset elu elada. Mitte ei ole mingi Ameerika 50-aastased poliitikud, kes panevad kogu oma raha oma sõjaväkke. Ameerikas just hiljuti lasti läbi üks aegade suurim budget nende sõjaväele. Miks? Meil on nii palju suuremaid probleeme, kui sõda kaus olla. Sest et 50 aasta pärast me ei pruugi enam normaalselt elada saada. Ehk siis noorte hääl ja need noored poliitikud, kes just on praegu, on väga tähtsad selleks, et meie saaksime normaalselt tulevikus ka elada. Sest et hästi palju vanad inimesed ei mõtle sellele, et mis on 50 aasta pärast, sest et pooled neist või suurem osa neist on surnud. Ja siis ongi meie kätes see, et meie peame seda koristama jääma. Ja minu jutu point on siis see, et ma arvan, et see noortevolikogu on põhjusega, see ei ole valimiskampaania, kuna see ei ole ühegi erakonna poolt välja pantud, minu arust see vähemalt ei ole mingi Reformierakonna ainult Reformierakonna otsus. Võib-olla on. Ei ole. Ärge uskuge mitte. Ei ole. Ehk siis see on ühisel meelel tehtud volikogu, kuhu võetaksegi noori, kes ei ole praegu üheski parteis, kes on tulnud eri kohtadest, kellel on erinev haridustase ja aga sama on ka lihtsalt, kui sa võtad meie Riigikogu, meil on seal erinevad inimesed, erinevate vaadetega, erineva haridusega. Kõigil seal ei ole doktorikraadi, suurem osal ei ole. Hästi palju erinevaid maailmavaateid on. Minu jutu point on see, et ma arvan, et see on vajalik. Ja minu arust seda võetakse kuulda, ma loodan vähemalt, sest et minu arust noorte hääl on praegu hästi oluline. Nii praegu kui ka 50 aasta pärast. Ja need, kes on noorte volikogust välja tulevad, võib-olla suudavad kuidagi meie elu paremaks teha 50 aasta pärast, et me ei elaks kuskil, ma ei tea, kõrbes või Antarktikas põhimõtteliselt. Aitäh! Väga huvitav arutelu olnud. Ja Andreas on umbes 3 sõna öelnud. Ma pigem tahaks ja loodan, et me lõpetame ja tahaks öelda, et kõik, mis me ütlesime, on meie arusaam ja see pole prolli õige. Aga meil on õigus arvamuseks ja nii on ka noorte volikogu liikmetel, ehk siis pange hullu ja tehke nii, et ülikool ei lähe tasuliseks, sest ma ei plaani oma raha kulutada sellele. Aitäh! Aitäh!
ikooniline poliitikajutud on lõppemas, debatti oli küll ja veel. Ma arvan, et kui me väga tahaksime, siis oleks Tartu noorte volikogu meid ka valmis vastu võtma meie suurtepäraste mõtete poolest. Aga võib-olla peaks siis veidi asjalikumad ja täpsemad olema sel kohal muidugi. Aga followge meid Puhkeka juttudes, kuulake meid YouTube'is, Spotify's ning Apple Podcastis. Vaadake üle välishuvi, kes on palju korrektsem asjade kajastamisel välisilmast just kui meie. Jooge bobateed, @bobapoisid, Tartu parim, mullitee ning muidugi minge pange end kirja jõutõstmisele. Aitäh, et olite siin meiega, et arutada oma Valentiini ja muud põnevat ning kohtume juba järgmine kord. Tšau. Tšau. Tšau.